No nii, eile toimus siis Balti kett. Ise kahjuks kohal käia ei saanud, aga nägin otse-eetreid ja rahvast oli ikka metsikult. Võimas vaatepilt, võimas. Aga kuidas kajastas seda asja peavoolumeedia? Mis te arvate? Peavoolumeedia nimetas neid siis niinimetatud vaktsiinivastasteks neid inimesi. Kuigi ma enam kindel, et seal päris paljudel inimestel oli see süst juba ammu tehtud ja seisid seal vabaduse eest, mitte ei olnud niinimetatud vaktsiinivastased. Aga noh, peavoolumeediat võiks hakata kutsuma juba pasavoolumeediaks, mitte peavoolumeediaks. Ja need ajakirjanikud oskavad ikka oma virtsa pritsida igal pool. Ükskõik, kus mingi vabaduse poolt meeleavaldus toimub, siis on kohe vaktsiinivastased või maskivastased. Kuigi ma arvan, enamus inimestel on suvakas, kes teeb seda sutsakat või kes ei tee ja kes kannab või ei kanna. Aga jah, see Balti kett oli päris võimas, vähemalt nende otse-eetrite järgi, mida mina nägin. Mind huvitab, kui palju nüüd pasavoolumeedia ajakirjanikud selle virtsa loopimise eest raha saavad. Või niisama poevad sellele Reformi ja Keskerakonna režiimile. Aitavad sellele türannele kaasa, mis siin Eestis toimub. Aga noh, pasavoolumeedia ajakirjanikud. Äkki tuleb teil ka kunagi mõistus koju. Ei julgete rääkida, mis siin maailmas tegelikult toimub. Et liigume türannia suunas ja meil ongi juba türannia, kurat. Ja need türanniad istuvad seal valitsuses. Üks on eriti suurte lukkikestega ja aga Balti keti korraldajatele võidleb püsti. Väga äge ja võimas tundus, et oleks tahtnud ise ka kohal olla, aga noh, mis teha. Endal autot ei ole ja kellel auto on, see on kahjuks seal nende teiste rühmas, kes nagu sõimab meid lollikesteks ja ullikesteks ja. Aga jah, ärgake Baltimaad. Meie riik on vabadus. Ükskord me võidame nii kui nii.